aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Hallik. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Täna on meiega vestlemas Kerli Noormänd Sinimeri, Viimsi lasteaedade sotsiaalpedagoog ja tugiteenuste koordineerija. Kerli on aktiivne ka alushariduse valdkonna arendamisel, olles Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige ja Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse liige, vedades lasteaia sotsiaalpedagoogide töörühma. Ja teemade ring keerleb ümber tugiteenuste lasteaias. Tere tulemast saatesse! Tere! Ja tere ka minu poolt ning alustame ikka oma saadet traditsiooniliselt. Kerli, räägi meile, milline on olnud sinu teekond alusharidusse ja kuidas sa täna tegutsed selles valdkonnas? Mu teekond algas 90ndate keskpaigas, isegi alguses, kui ema mind lasteaeda viis, siis ma tegin 30-aastase pausi ja nüüd ma olen 4 aastat saab kohe täis, olen tagasi. Ma mäletan, et mulle üldse lasteaias ei meeldinud. No kohe üldse. Ma nutsin ja siis ma isegi seal tegin vist mingi pausi, sest ma olin vanaisaga aasta aega kodus või midagi sellist. Aga kuidas ma siis täiskasvanuna jõudsin alusharidusse, ma sain emaks ja siis ühel hetkel läksid minu lapsed lasteaeda. Ja siis ma otsisin uusi väljakutseid ja ma sain aru, et ma tahan rohkem oma erialale lähemale minna ja olin just magistriõpingutesse sukeldumas ja kandideerisin kodulähedasse lasteaeda ja minus nähti potentsiaali ja mina nägin potentsiaali ja ma tahtsingi teada, et mis seal lasteaias siis tehakse uudishimuliku lapsevanemana, et mida minu laps teeb päev läbi ja mida temaga tehakse ja sealt edasi siis ühesõnaga ma olin mõni aasta olin rühmaõpetaja, minu lapsukesed hakkavad juba kooli minema ja siis nüüd ma olen 2 aastat olnud sotsiaalpedagoog ehk siis tugispetsialist lasteaias. Magistriõpingud on sul siis mis valdkonnas? Ma olen sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal õpetanud. Väga põnev ja Silja kohe siin alguses siin tutvustades ütles, et sa kuulud ka päris mitmesse erialaliitu ja kindlasti meie taskuhäälingu kuulajatele, võib-olla oled sa tuttav Eesti Lasteaednike Liidust, aga räägi meile natukene nendest liitudest ja miks sa sinna kuuluda tahad või miks see sinu jaoks oluline on? Alustame siis Eesti Lasteaednike Liidust ja tõesti ma kuulun sinna olen juhatuse liige ja miks ma üleüldse kuulun liitu on see, et ma tahan olla kursis ja koolitatud kõigega, mis toimub alushariduse valdkonnas. Ma leian, et Eesti Lasteaednike Liit on see koht, kuhu kes seisab kõikide lasteaias töötavate inimeste eest ja üleüldse alushariduse eest ja see on oluline minu jaoks. Sotsiaalpedagoogina ma kuulun ka sotsiaalpedagoogide ühingusse, vean seda töörühma, kuhu kuuluvad lasteaedades töötavad sotsiaalpedagoogid ja see põhjus on ka täpselt sama, et tuua kokku kõigepealt need sotsiaalpedagoogid, kes töötavad lasteaedades, sest neid on Eestis umbes 20 ringi, et me saaksime aru võib-olla isegi, et mina saaksin aru, mis siis lasteaias töötava sotsiaalpedagoogi ülesanded on, milliseid töömeetodeid saab kasutada, kus saab ennast koolitada ja teine asi on ka, et kui sul on see õlg õla kõrval tunne, siis sul on hea kolleeg, kelle poole pöörduda ja koostöös võib-olla mõned asjad saab lahendatud. Et varem pole Eesti Lasteaednike Liidu juhatusse tugispetsialisti kuulunud, et nüüd oled sina vist esimene, et mis on see, miks sa just tugispetsialistina ennast seal hästi tunned ja mis on võib-olla need asjad, mida sa tahaksid juhatuse liikmena üldse liidus korda saata? Ja, tõesti vist ei ole olnud sellist juhust, et mõni tugispetsialist on juhatuses olnud ja mul on väga hea meel selle üle, et see
töövaldkondade paljusus hakkab nagu välja joonistuma, et meil on seal direktorid ja õppejuhid ja tugispetsialistil on natukene teine vaade, et mina töötan lastega ja natuke teise nurga alt kui õpetajad või direktorid sootuks. Nii et mul on hea meel tuua seda vaadet võib-olla sisse ja korda saata ma sooviksin seda, et Eesti Lasteaednike Liit oleks rohkem nähtav, oleks kaasaegne organisatsioon ja kaasaegne ka, me oleme sotsiaalmeedias, meie koduleht on tänapäevane, meil on väga ägedaid uusi valdkondi, kus me koolitame, mis infot me jagame, et me kõnetaksime nii inimest, kes on 30 aastat lasteaias töötanud, kui ka neid inimesi, kes on 2 aastat lasteaias töötanud. Ma arvan, et see on see üldine eesmärk. Sa ütlesid, et sa oled sotsiaalpedagoog täna lasteaias, aga et mida see sotsiaalpedagoog seal lasteaias teeb? Väga hea küsimus, aitäh. Üldiselt sotsiaalpedagoogi ülesanne võiks olla see, et ta arendab laste sotsiaalemotsionaalseid oskusi ja suures plaanis tegelikult need on väga-väga olulised oskused ja muud, sest see sotsiaalpedagoog ei jõuagi teha. Aga sotsiaalemotsionaalseid oskusi saab väga-väga erineval moel õpetada ja mingitest individuaaltundidest minu hinnangul nagu suurt kasu ei ole, sellepärast et need sotsiaalsed olukorrad lastel juhtuvad, ma ei tea, järjekorras seistes, mängulaua taga, õues liivakasti äärel ja seda ei saa õpetada nüüd pooletunnise individuaaltunniga 1 kord nädalas, vaid siis tuleb jällegi roll mängu see, et kuidas õpetada õpetajatele, et nemad õpetaksid lastele. Ehk siis suures plaanis, vähemalt minu töö isiklikult, on õpetajate nõustamine, erinevate variantide väljapakkumine, nende koordineerimine, sest meil on ka päris palju, võtan tagasi, ei ole päris palju, on mõned väga head teaduspõhised programmid ja neid siis tuleb natuke niimoodi suunata õpetajaid kasutama, näiteks kiusamisest vabaks, need on need toredad lillad karukesed, mida Eesti Lastekaitse Liit siis koordineerib, et kõik need asjad. Ja veel hästi palju muud ka. Sa nõustad õpetajaid, aga kas sa lastega üks-ühele ka tööd teed? Sa ütlesid, et sellest individuaaltunnist justkui jääb vähe, aga kas sa lasteaias nagu lastega ka tööd teed? Tööd teen. Ma teen mõningaid individuaalseid kohtumisi lastega, aga see on seotud üleüldse mänguteraapiaga, kelleks ma tahan saada. Kes see mänguterapeut on, et me ka lasteaias kogu aeg mängime ja laps õpib läbi mängu, et miks talle veel mänguterapeuti vaja on? Ja lisaks sellele, et laps õpib läbi mängu, väljendab ta ka oma tundeid läbi mängu ja tundeid teatavasti on meil erinevaid, meil on sellised suured ja rasked tunded ja mõnusad ja kerged tunded, aga mänguteraapia siis tegelebki pigem selliste suurte ja raskete tunnetega ja kuidas siis laps nendega siis toime saab ja turvaliselt siis ka turvalises keskkonnas saab kõiki oma tundeid ka väljendada ja läbi mängu. Nii et ja terapeut on siis see inimene, kes aitab tal seda teha, et mänguteraapias siis loomulikult on hästi palju ägedaid mänguasju ja igasuguseid tegevusvahendeid, liiv ja savi ja pliiatsid ja mis kõik veel ja eelkõige siis laps ise toimetab just sellega, just sel viisil, just selle narratiiviga, mida tema tahab ja siis see täiskasvanu terapeut seal juures on siis lihtsalt selline suunav ja toetav inimene.
aga mida ma teen, on seksuaalkasvatuse tunnid või loengud või arutelud, kuidas iganes me soovime neid nimetada, aga tõesti ma just siin eelmisel nädalal tegin oma selle õppeaasta viimase seksuaalkasvatuse loengu lastele, siis ma olen nüüd neid teinud aasta jooksul 37 rühmale ja see on nüüd see, mida ma see ei ole üks ühele, aga kogu rühm on koos või osaliselt rühm on koos ja seal ma ikkagi näen väga palju. Laste käitumine, omavaheline suhtlus ja õpetaja on minu jaoks ikkagi see võtmeisik, kes annab mulle infot, kas ja keda ma peaksin rohkem vaatlema ja nii edasi. Kui omaks sind nagu siis lasteaias õpetaja on võtnud, et kas tal on vajadus näiteks sellise tugispetsialisti järgi nagu sotsiaalpedagoog lasteaias? Et kuidas see omavaheline koostöö on, et õpetaja ütlebki, et et mul niigi palju tööd siin ja vaeva ja nüüd sa siis veel tuled ja õpetad, kuidas ma veel saaks tööd teha, et kuidas see omavaheline koostöö käib siis? Ma arvan, et see on väga inimeses kinni, et loomulikult meil on üleüldse ühiskonnas ju mingit sorti inimesi või mingi protsent inimesi, kellega võib ükskõik kus tänavanurgal väga hea klapp tekkida ja meil on inimesi, kes ükskõik kuidas moodi sa püüad talle läheneda, ta ei võta vedu. Aga üldiselt ma arvan, et vähemalt meie asutuses, ma olen nüüd 2 aastat seda teed kündnud, juba inimesed teavad, kes on sotsiaalpedagoog ja millistel juhtudel tema poole pöörduda. Ja ma ikkagi ilmutan ka ennast väga tihti, teiste sõnadega spämmin inimesi mailboxi, et mida jälle ma pakun ja kuidas see toetaks rühma ja õpetajat. Aga eelkõige, kui õpetaja võtab mõttesse selle, et see inimene ei tekita rohkem tööd, vaid aitab mind, siis vahet ei ole tegelikult, mis see ametinimetus on. Et alguses me ütlesime ka seda, et oled tugiteenuste koordineerija oma majas. Ja haridussüsteemis räägitakse viimasel ajal tihti HEFCO-dest. Et kes on HEFCO ja kes on TUKO? Kas need ütlevad sulle midagi, kas sa seostad neid kuidagi endaga? Ja HEFCO on siis hariduslike erivajadustega laste tugiteenuste koordineerija tegelikult ja uus seadus tuleb siis, hakkab sügisel kehtima meil 1. septembrist ja seal on selline ametinimetus nagu tugiteenuste koordineerija, nii et tegelikult mu hinnangul on sama sisu on sama, nimetus on lihtsalt teine. Täna olen ma HEFCO, aga sügisest siis ka minu ametinimetus muutub ja minust saab siis tugiteenuste koordineerija ja Tartus käisin just konverentsil, kus keegi hea inimene hõikas sellise täheühendi nagu TUKO, ehk siis tuu nagu tugi ja ko nagu koordineerija, et see tuleb ilmselt sealt. Mis on sinu arvates kõige suurem mõju sellele, et nimetatakse hariduslik erivajadus toevajaduseks? Hinnang kaob ära minu meelest sealt tagant. Ma mõtlen sedapidi, et sellel lapsel on erivajadus versus see laps vajab tuge. Kumb mõjub kuidagi leebemalt? Ja lapsevanemad samamoodi ju võtavad vastu neid tugiteenuseid või toevajadust, ma usun paremal meelel kui seda, et teie laps on erivajadusega. Ma arvan, et see on see kõige suurem mõju, ma loodan vähemalt. Kui kaua sellised koordineerijad on lasteaedades olemas olnud? Ma arvan, et 2 aastat on nüüd olnud, see on ilmselt olnud seotud sellega, et mõni aasta tagasi me olime hästi lähedal, et uus seadus vastu võetakse ja seal see juba oli sees ja teadjamad inimesed juba nii-öelda juhindusid sellest, teadjamad kohalikud omavalitsused ja siis tekitasid juba selle ametikoha võib-olla. Kas igas lasteaias võib olla või peaks olema selline koordineerija? Võib-olla, muidugi võib-olla, igasuguseid asju võib-olla, aga sügisest peab olema.
nii et uus seadus seda kohustab, aga see on siis pidaja enda otsustada, kes see täpselt olema saab. Ma tulen korra nende nimede juurde tagasi, et täna sa töötad ikkagi ametinimetusega EFCO, jah? Et võib-olla siis lihtsalt, et meil oleks ka lihtsalt lihtsam praegu, et siis lepime kokku, et ülejäänud küsimused, kui me küsime, et siis me räägime sellest tugiteenuste koordineerijast, aga me täna nimetame teda veel EFCO-ks, vaatame, mis sügisel juhtub, eks ju, et lihtsalt sellepärast, et siis võib-olla sa saad ka paremini meile kuidagi anda tema rolli edasi, sest et ta on praegu sinu ametijuhendis ja töölepingus niimoodi kirjas. Ja siit saabki liikuda selle juurde, et sa ise töötad igapäevaselt Viimsi lasteaedades siis sotsiaalpedagoogi ja EFCO-na. Et mis on peamised erinevused nende kahe ameti või nende kahe rolli vahel? Kõigepealt see, et sotsiaalpedagoog arendab või aitab arendada või suunab sotsiaalemotsionaalsete oskuste arengut ja kõik väiksed vidinad sinna juurde, et ma tean, et mina näiteks teen seksuaalkasvatuse tunde, sest see on minu jaoks väga oluline, et lapsed oskaksid oma keha kaitsta, samas seda võib vabalt teha mõni õpetaja, lapsevanematest rääkimata, aga HEFCO puhtalt koordineerib tugiteenuseid. Dokumentatsiooni korrektsusel on vähemalt minu igapäevas hästi suur roll, et saaksid lastele vajalikud iseloomustused õigete inimeste poolt kirjutatud õigeks ajaks, et saaksid individuaalsed arengukaardid kirjutatud õigeks ajaks, teen natuke sellist copywriteri tööd ka seal juures ja et allkirjad saaksid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga mis võib-olla ühtib, kuigi see ei olnud sinu küsimus, on õpetajate ja lapsevanemate nõustamine. Et see on nüüd tegelikult vahet ei ole, kas sa oled logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog või mõni muu tugispetsialist, et see nõustav roll on hästi oluline nii lapsevanematele kui õpetajatele ja kolleegidele, et üleüldse, et meil on ka, meie asutuses on päris suur tugimeeskond ja see omavaheline juhtumite põrgatamine või sellelaadne nõu küsimine on oluline. Sotsiaalpedagoog veel lisaks toimetab siis lasteaiast väljaspool olevate võrgustike liikmetega, ehk siis vajadusel lastekaitse või laste heaolu spetsialistid ja mida mina veel teen, on siis lapsevanemate koolitussarja või nõustamissarja koordineerimine. Et meil nüüd viimasel õppeaastal siis peaaegu igal kuul kutsusime lapsevanemad kokku ja mingi kindel teema oli siis, kes tuli seda avama. Seal on väga head vastukaja saanud ja ma tean, et väga mitmetes teistes lasteaedades seda ka tehakse, et jällegi see nõustav roll. Et sina täidad sotsiaalpedagoogina seda HEFCO rolli, aga kas selleks peab olema sotsiaalpedagoog või võib seda ka keegi teine teha? Seda ma usun, et võivad kõik teha. Täna meil ei ole veel ühtegi sellist infokirja tulnud, et milline kompetents siis sellel HEFCO-l olema peab, aga uue seaduse järgi siis tugiteenuste koordineerijal peab olema, või tähendab, et tugiteenuste koordineerija rolli võib täita direktor ja samas pidaja saab selle siis ise määrata. Aga ma arvan, et natuke on oluline see tüpaaž inimesel, et kas temas on seda dokumendi inimest või ei ole. Et millal mina rühmaõpetajana saaksin tegelikult siis EFCO-lt kas tuge, abi või tema poole pöörduda või millal tuleb EFCO mulle tegelikult sinna rühma? EFCO tuleb siis, kui õpetaja kutsub. On, ma arvan, see kõige õigem vastus, et kui õpetaja tunneb või näeb, et laps mingil põhjusel käitub äärmuslikult või ta oma arengus ei ole jõudnud mingi verstapostini ja tunneb,
et mingi anomaalia on, et siit tuleks nagu tugida natukene. Aga kui õpetaja ise ei näe võimalust või ei oska seda last konkreetselt aidata, siis saabki tulla HEVCO. Ja siis HEVCO on siis see inimene, kes võib-olla nagu koordineerib, et kes seda last võiks hinnata, kes võiks seda last nii-öelda üle vaadata ja siis juba saab konkreetse spetsialisti poole pöörduda või mõnikord on ka vajadus see, et on vaja esmajärjekorras lapsevanemate poole pöörduda ja uurida, et kuidas see laps kodus käitub, kas mõningal juhul, kas lapsega on käidud mõnel uuringul, sest juhtumid on ju nii väga erinevad ja mõnikord koorubki välja, et tegelikult meil juba 2 aastat mingisugune alarajaleidja otsus olemas, me lihtsalt ei ole toonud seda, need on nagu eraldi juhtumid, aga need on need erinevad variandid, kuidas saab siis HEVCO poole pöörduda ja HEVCO nüüd ei ole mingisugune jumal, kes tuleb ja parandab kõik lapsed ära, teeb terveks või kuskilt kotist võtab virnaga logopeede välja, sest me teame, et meil logopeedi eripedagooge ikkagi haridusasutused otsivad taga aga HEVCO saab siis suunata õige inimese juurde või üheskoos siis leida selle lapsele kõige optimaalsem tugi ja lahendus. Ja mõnikord piisab ka tegelikult sellest, kui lapsele rahupesa tekitada rühma, mitte sellele konkreetsele lapsele, aga üleüldse kõikidele rühmalastele, et mõnikord ei olegi vaja tegelikult mingit konkreetset tugispetsialisti, vaid lihtsalt mõningaid meetodite muutmist rühmasiseselt. No räägi sellest rahupesast natukene lähemalt, et mis see sinu silmis on, kuidas ta luua ja mis kasutegureid see kaasa toob? Ma alustan tagantpoolt. Kasuteguriks on see, et lapsed õpivad oskusi seal, kuidas rahunemistehnika,id, kuidas olla hea kaaslane ja tunda ära, et nüüd on see hetk, et ma enam ei taha selles mängus olla või ma ei taha selle sõbraga koos olla ja rahumeelset elamist mu hinnangul õpetab see rahupesa. Rahupesasse saab erinevaid vahendeid organiseerida ja ma olen suur rahupesa fänn. Ma tahaksin, et kõikides lasteaiarühmades need oleksid, sest mu hinnangul kõik lapsed vajavad aeg-ajalt vaikset kohta omaette olemist, nii nagu meie täiskasvanud. Milline on sinu silmis ideaalne rahupesa, et mis vahendid seal võiksid olla, mis tingimused seal peaks olema loodud? Minu kodus on üks selline koht rahupesa, kus on valgustus, ehk siis väike selline lambike, mis teeb erinevaid värve, erineva kiirusega vajadusel, siis peaksid seal olema kindlasti need näpuvidinad, mis aitavad siis erinevatel laste mudimisvahendid, mis stressipallid ja need on hästi toredad kujude ja tugevustega, mis aitavad lapsel rahuneda, siis seal peaks kindlasti olema üks suur padi või suur kaisukas või midagi sellist, mida saab kaisu haarata ja kallistada või pigistada. Siis seal peaks olema mõni asi, mis vaadates rahustab sind. Teate, need ühele poole kaldu ja siis mingid pärlikesed või asjad liiguvad. Ja kindlasti peaks seal olema üks selline pakett lapsele,
mida ta saab teha, ehk siis mingid rahunemistehnika harjutused, mida ta saab seal rahupesas konkreetselt teha, kas oma näpuga vedada käe peal või midagi muud, mingid puhumisharjutused, et jah, niisugune komplekt. Ja neid harjutusi peab ta eelnevalt olema, eks ju, harjutanud või kuskil nendega ka kokku puutunud, et ta üksinda neid ei oska seal teha, eks? Just. Rahupessa ei ole mõtet saata närvis last, et mine nüüd rahunema, sest siis on ta karistuspesa. Aga lastele tuleb õpetada eelnevalt või tutvustada siis erinevaid rahunemistehnikaid ja siis see laps saab ise valida, mis talle sobib. Et kas talle meeldib mulligi puhumine või draakonimöire ja mis keskkonnas see sobib ka, eks ole. Aga sul on täiesti õigus, et eelnevalt võiks laps olla tuttav nende variantidega. Ja seda saab jälle rühmaõpetaja või keegi spetsialist tulla ja kogu rühmale tutvustada. Ja ma tean rühmasid, kus need väga hästi toimivad, igapäevaselt lapsed teevad erinevaid toredaid rahupesa harjutusi. Kes aias, mis aias? Kerli, sind on hästi põnev kuulata, sellepärast, et ma igal sammul nagu kuulen, kuidas sa hingega oled niimoodi laste juures, aga kui ma tulen korraks selle EFKO rolli juurde tagasi, et äkki sa natuke avad seda, mis sa mõtlesid selle dokumentide kirjutamise all ka seal EFKO rollis? Dokumendid on lasteaia elus ka tegelikult üsna suur osa, sest kui mõelda, et võtame näiteks iseloomustus, mis on võib-olla kõige tavalisem dokument, mida aeg-ajalt läheb vaja, ehk siis kui laps läheb kas uuringutele või rajaleidjasse, siis või kuskile mujale, näiteks Tõnki, mis on väga Tallinna-põhine, eks ole, siis tihti need asutused küsivad lasteaiapoolset hinnangut või arvamust lapse kohta ja siis on vaja see arvamus ära vormistada ja see on nagu konkreetne dokument, mis läheb lasteasutusest välja ja see peab olema nummerdatud ja selline bürokraatlik pool, allkirjastatud ja kõik jutud ja siis õpetajad ja tugispetsialistid, kes iganes selle lapsega on tegelenud, kirjutavad selle siis koostöös valmis ja mõnikord on siis minul isiklikult, kui mina seda üle loen ja samamoodi ka õppejuhid loevad üle, vähemalt meie asutuses, siis tekivad mõned kommentaarikohad ja et õpetaja on seda nüüd mõelnud ühtepidi, aga lugeja võib sellest aru saada hoopis teistpidi ja lapsevanem sootuks kolmandat pidi, ehk siis et see dokument saaks hästi selgelt ja lihtsasti arusaadavalt kirjutatud, siis ei ole päris nii, et paned paberile midagi nii, nagu sa sülg suhu toob. Ja kogu see koordineerimine siis ja täpselt samamoodi ka, kui me võtame lapse individuaalse arengukaardi, siis neile lastele, kellel on suurem toevajadus, neile avatakse selline uhke nimega kaart või dokument ja seal täpselt samamoodi on igal õppeaastal eesmärgid, kuhu see laps peaks siis jõudma koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega ja lapsevanematega ja kuidas jällegi need eesmärgid on sõnastatud ja kuidas on siis kokkuvõtted kirjeldatud, et kõik saaksid ühtemoodi aru ja keegi ei saaks haiget. Ja see vajab siis natuke seda koordineerimist. Milline oleks selline hea koostöö nüüd just rühmaõpetajate siis selle lõpuks selle paberi vormiste vahel, et mis on need asjad, mida rühmaõpetaja seal rühmas saab kirja panna ja mil viisil ja kuidas ja tihti? Õpetajad igapäevaselt ju dokumenteerivad lapse arengut. Kas nad teevad, kas siis nii-öelda ametlikult arengukaardile või mõne pildi joonistamise näol või üleüldse õpetajad vaatlevad ja saavad väga hästi aru, need on need 20-24 tema last ja õpetajad saavad ka aru
sellest, kas laps magas halvasti või kodus on mingisugune muu asi juhtunud, nii edasi, et õpetajad dokumenteerivad kogu aeg ja pidevalt, isegi kui nad seda kirja ei pane, nad tunnevad oma lapsi, aga meil on see riiklik õppekava, mille järgi saab siis õpetaja kõige adekvaatsemalt siis hinnata seda, et kas laps on siis, kas need tema eale vastavad tulemused on need, mis ka riiklikus õppekavas on kirjas. Et saan ma õigesti aru, et EFKO nüüd ei võta nagu õpetajalt mingisugust tööd ega kohustusi ega siis lapse arengu hindamise olukordasid ära, või kuidas see on, et võib-olla veel täpsemalt siis selgitada? Jaa, EFKO ei võta õpetajalt nüüd kahjuks või õnneks seda hindamise tööd ära, et see igapäevane hindamine kõikide laste puhul, seda saab teha ainult rühmaõpetaja, sest tema päriselt ju toimetab nende lastega päevast päeva. Aga mida EFKO saab siis teha, on seda, et tuua neid teisi tugispetsialiste vajadusel sinna juurde, et saaks laiemat pilti, anda nõu. Et võib-olla sa jagaksid mõnda head kogemuslugu, kus siis haridusliku erivajadusega või tuge vajaval lapsel said kõik tegevused hästi koordineeritud, nii et ta lõpuks jõudis selle vajaliku toeni ja kõik olid õnnelikud. Ma olen nüüd selle EFKO rollis nii vähest aega olnud, aga ma arvan, et üks selline mulle endale väga nagu südant liigutav lugu on olnud see, et üks laps tuli lasteaeda ja oli oma arengust maas, kõnet ei olnud ja päris kuidagi õpetajaga kahtlustas, et kas laps üldse nagu kuuleb ja nii edasi. Logopeed hakkas temaga tegelema ja psühholoog hakkas temaga tegelema, aga no kuidagi ikka on vähe, et võib-olla oleks vaja nagu midagi väljaspool lasteaeda ja me siis aasta aega püüdsime lapsevanemaga kontakti saada, kuni siis oli üks see individuaalne vestlus lapsevanemaga, kus ta lihtsalt ta ei saanudki päris, ta ei saanud aru sellest, et tema lapsel on nii suur erisus, sest tema elab selle lapsega igapäevaselt koos ja tema saab sellest lapsest aru ja kõik see selline loomulik pool, et ta ei olnud lihtsalt mõelnud selle peale ja me koos siis panime lapsele Rajaleidjasse aja ja ta sai sealt poolt siis haridusotsuse ja suhtlesime Sotsiaalkindlustusametiga ja täna see laps saab ka väljaspool lasteaeda tugiteenuseid ja areneb. Ja nüüd veel edasi siis lapsevanemat nõustades, siis ta läheb veel uuringutele, et see laps saaks võimalikult kiiresti toetatud ja kooliks valmis ei saa nüüd öelda, eks ole, aga et ta saaks kooli minnes kogeda eduelamust ja selle võrra siis lapsevanemal samamoodi on kergem ja minu meelest see on nagu hästi mulle endale väga nagu soojalt meenutan seda lugu, kuidas meil nagu ühtepidi läks hästi kaua, et mingitele otsustele jõuda, aga teistpidi me võib-olla unustame mõnikord lasteaias või ka koolis, ma usun ära lihtsalt selle teise poole, et kõik lapsevanemad ei ole õppinud erispetsialistid või nad ei tea, mis asi on rajaleidja või tõnk või et me kasutame neid toredaid lühendeid, aga mida see tähendab päriselt, et mul on üks hea kolleeg, kes ütleb alati, et lapsevanemad ei peagi kõike teadma. Nad on küll oma lapse spetsialistid, aga nad ei pea teadma ja see on ka täiesti võimatu teada nagu igasugusest arenguetapist kõike streebeleva ja kõik muid hindamismeetodeid teada või ma ei tea, kas teie teate, kuidas autot ehitatakse? Mina ei tea. Selle jaoks on teised spetsialistid.
Aga jaa, et see lapsevanemate toetamine, kuidas jõuda nende teiste spetsialistideni, et seda me kõik üheskoos tegime ja mul on väga hea meel, et see laps ja kogu pere tegelikult läbi selle siis saab toetatud. Ja nüüd siis see mu kolleeg ütleb, see hea õpetaja, et kui tal on mure, siis ta läheb Kerli poole, et Kerli seal teeb mingeid asju ja siis kõik töötab. Et see on selline suur tunnustus minu ametikohale. Et kas siin oli siis alguses nii, et rühmaõpetajad proovisid justkui lapsevanemale märku anda, et lapsega oleks vaja lisategevusi teha, ta vajaks lisatuge, aga lapsevanem õpetajat ikkagi ei võtnud veel kuulda ja kui sotsiaalpedagoog või HEFCO veel lisaks oma õla alla pani, siis lapsevanem sai juba paremini aru sellest, et oleks vaja midagi veel teha. Päris see nii ei olnud, aga midagi sinna poole jaa, et ma ei arva, et lapsevanem ei võta või lapsevanemad ei võta nüüd õpetajaid tõsiselt, aga elu on näidanud tõesti, et kui lisaks õpetajale sama arvamust avaldab ka mõni tugispetsialist, siis on nagu päris asi. Ja sealt edasi veel, et kui sama arvamust avaldab veel keegi, kes on lasteaiast nagu väljaspool, ehk siis kas rajaleidja või tõnk või kes iganes, vot siis on nagu päris asi. Ja siis, kui veel mõni meditsiinivaldkonna inimene veel täpselt sama arvamust avaldab, siis on ikka nagu, siis on. Aga et selleni jõuda, see võib võtta aastaid. Nüüd, kui sügisest meil on uus seadus ja igasugused muutused alushariduses, et kas seal ka mingit muutus selles osas on, et kui rühmaõpetaja annab lapsevanemale mõista, et oleks vaja kuskilt lisatuge saada, et kas lapsevanem edaspidi on kohustatud tegema mingeid samme või lapsevanem võib kuni kooli minemiseni näiteks eirata lasteaia soovitusi, kas lasteaiaõpetaja või HEFCO soovitusi? Seaduses on kirjas, et ja lapsevanema kohustused laienevad ja lapsevanem siis lapse heaolu tagamiseks peab siis kuulda võtma neid soovitusi, näiteks lasteaiast väljapoole minna või uuringutele minna, aga lõppkokkuvõtteks vastutab lapsevanem ja ma hästi ei usu, et meil nüüd hakkab Lademes tulema selliseid juhtumeid, kus et kui sa seadust ei täida, siis saad trahvi või midagi sellist või et lastekaitse lauale nüüd jõuab mingid selliseid juhtumeid, aga heas usus me kõik loodame, et lapsevanemad võtavad oma kohustusi väheke tõsisemalt, sest tõesti ma usun, et me kõik teame mõnda lapsevanemat, kes lasteaias justkui ignoreeris mõningaid teemasid, aga kui laps kooli läks, ega siis need teemad ära ei kadunud, aga siis need muutusid nagu tõsiseks ja siis lapsevanemad hakkavad tegelema asjaga või hakkavad nad tegelema aasta enne kooli mingite konkreetsete asjadega, siis kahjuks võib olla hilja. Või mitte hilja, aga mida varem laps saab toetatud, seda kindlam on, et ta saab paremini hakkama. Ja see on see varajase märkamise ja varajase sekkumise eesmärk, et ma tõesti panen südamele kõikidele õpetajatele ja tugispetsialistidele, et kui te nagu märkate, et laps vajab mingit lisatuge, siis ärge kartke seda lapsevanemale mainida. Ja ma saan aru nendest hirmudest samamoodi, et õpetajad kardavad suhteid rikkuda lapsevanematega või äärmuslikult veel ei julge koju minna võib-olla või midagi sellist, aga see tegelikult on ju lapse huvides. Ja lapsevanemad täpselt samamoodi, et kui see inimene, kes teie lapsega päevad läbi koos on,
tihtipeale rohkem kui lapsevanem ise, siis uskuge teda. Et nagu ükski õpetaja nagu oma mingisugusest huvist ei taha last kusagile hindamisele saata või et logopeedi juurde või eripedagoogi juurde. See on ainult laste heaolu pärast. Et sa oled maininud eripedagoogi, logopeedi, sina ise oled sotsiaalpedagoog, aga mis on veel sellised toevõimalused, kuhu tavaliselt pered suunatakse? Et on siin mainitud ka tõnki ja rajaleidjad, kas on midagi veel, kuhu saab suunata ja kust abi saab? No tõnk ja rajaleidja on nüüd nagu sellised hindamiskeskused, et seal mingisuguseid teraapiaid mu meelest ei toimu, aga meil on olemas veel psühholoogid nii lasteaedades kui ka igal pool mujal, siis on olemas erinevad terapeudid, tegevusterapeut, loovterapeut, kunstiterapeut, muusikaterapeut, füsioterapeuti on mõnikord vaja, mänguterapeut, et neid teraapia võimalusi on hästi palju. Aga kes seda aitaks välja mõelda, et millist terapeuti lapsel nüüd vaja on? Et kus lapsevanem selle otsuseni võiks jõuda? Et kas seda aitab ka nüüd HEVCO justkui koordineerida, välja valida? Kõik, mis on lasteaia siseselt, siis seda saab HEVCO tõesti aidata, et hästi lihtne on ju, lapsel on mingi kõne teema, siis ilmselgelt on see logopeed, kelle abi ta vajab. Kui tal on õppimise tunnetusprotsessides küsimused, siis on eripedagoog. Samamoodi toetab psühholoog. Kõik need lisateraapiad on lihtsalt boonus ja võib-olla aitavad nagu lapse üldoskustele kaasa. Emotsionaalsed, enesekohased, ja nii edasi, sotsiaalsed oskused. Aga HEVCO, et see on nüüd nagu ikkagi lapsevanema enda vastutus ja soov ja tahe, et millise teraapiani või tugispetsialistini ta väljaspool lasteaeda saab minna. Küll aga muidugi meil on siin rehabilitatsiooniplaan, kus on nagu kenasti kirjas, millised teenused sellele lapsele saadaval on. Aga seda plaani, see rehabilitatsiooniplaani ju ei koosta HEVCO? Ei, see on täiesti meditsiiniline asutus, kes seda teeb või mõni äkki nõustamiskeskused teevad ka seda, aga see on nüüd seotud sellega, kui lapsel on suurem toevajadus ja kui on toimunud mingid uuringud, siis lapsevanemad tihti ikkagi lasevad selle rehabilitatsiooniplaani teha, aga see nüüd on selline Sotsiaalkindlustusameti valdkond ja see on nii-öelda väljaspool haridusasutust riigi poolt tasustatud teenustele saamine. Et see on natukene, ma olen küll nendega kokku puutunud, aga kuna see ei ole otseselt minu igapäevatöö, siis ma väga spetsiifiliselt ei oska öelda, kuidas selle koostamine käib. Kust sina saad know-how'd, et kuidas aidata? Millistel kanalitel sa silma peal hoiad või mida sa loed? Kust mina saan oma infot, on oma lasteaia sotsiaalpedagoogide juurest, kes meil seal väikses töögrupikeses on. Ma loen erialast kirjandust, mis on seotud sotsiaalemotsionaalse arengu toetamisega. See on nüüd see sotsiaalpedagoogi pool, eks. Ja toetun loomulikult oma ülikooliharidusele ja elukogemusele ka ikkagi natukene. Aga HEVCO rolli ma olen saanud kujundada ise hästi palju. Ja minu juht on ka hästi vastu võtnud selle, et kuidas mina mingid asju näen, ka tema näeb seda nii ja sealt pinnalt on nagu hästi lihtne ja mõnus minna. Aga HEVCO rolli ma ikkagi puhtalt tegelikult seaduse järgi ja meie lasteaia dokumentatsiooni järgi toimetan. Sotsiaalpedagoogi ja HEVCO-na, mis sa arvad kaasavast haridusest? Kaasav haridus minu jaoks
minu meelest me ei ole Eesti ühiskonnas nagu päris selgelt kokku leppinud, mida see siis tähendab, me guugeldades jah, me saame teada, aga kõigil on ikkagi mingi oma arvamus ja minu jaoks tähendab siis kaasav haridus seda, et kõikidel inimestel on võrdne võimalus ja õigus õppida ja saada kõike seda, mida kõik inimesed saavad. Ehk siis, ja kaasamine üleüldse ju tähendab seda, ehk siis, aga laste ja lasteaia konteksti minnes siis, et olenemata sellest, kui sul ei ole kõnet või sa ei saa kõndida või mis iganes, sa ei saa maailmast päris nii aru nagu tavaline keskmine laps, siis sellest hoolimata on sul igasugune õigus saada kõike seda lasteaiapäeva jooksul omas tempos, omade toetusviisidega, aga sul on õigus saada kõike seda. Kas selleks peab olema rühmaõpetaja või rühmameeskond, imemeeskond või siin tulebki see HEVCO ja koordineerija mängu? No rühmameeskonnad on niikuinii imemeeskonnad, et selles osas siin on juba see linnuke tehtud ja muidugi see, et rühmas on nüüd mõni laps, kelle kohta käib see termin kaasav haridus, eks ole, et see ju ei tähenda, et nüüd on kamaluga sinna seda tugispetsialiste kallatud sinna rühma juurde toetama, et on väga palju rühmasid, kus on mõni suurema toevajadusega laps, aga nad on kohandanud oma rühma selliselt, et tegelikult see laps saab toimetatud seal väga hästi, jah, ta saab paar korda nädalas mingit lisatoetust, aga nüüd ei ole vaja mingi nii-öelda suurte jõududega peale minna, et nüüd me hakkame toetama, et siin oleks ikka kõik oleks kaasatud. Et see on jällegi selline, see mõtteviis, ma julgeksin öelda. Ja mõnele inimesele sobib see, mõned õpetajad saavad sellest väga hästi aru, olenemata sellest, kui kaua nad on lasteaias töötanud või milline on nende taust või kui palju nad on koolitunud ja vastupidi mingid õpetajad, kes on väga palju koolitunud ja neil on väga suur kogemuste pagas, siis nad ei mõista seda. Aga me peame kaasama, sest meil ei ole neid alternatiivseid ühiskondi pakkuda inimestele. Nad peavad hakkama saama meie ühiskonnas see üks ja ainus, mis meil on siin ja nii ongi. Et me oleme rääkinud täna tegelikult väga palju sellest, mida kõike EFCO annab. Aga me ei ole rääkinud võib-olla sellest, mida EFCO vajab. Aitäh! Ma loodan, et haridusministeerium siis kuulab seda praegu ja ma usun, et meile on vaja kõigepealt juhendmaterjale või et mis see ootus on siis, et seaduses on kirjas nagu ülesanded, aga mis see nagu suur ootus on või täpsemalt võib-olla ka mingi ametijuhendilaadne toode, koolitusest mina isiklikult kunagi ära ei ütle, et jaa, selliseid häid praktikaid ja kuidas ma saan oma tööd teha ja selgeid juhiseid. Mitte ainult HEVCO, ma arvan, et iga inimene, kes kuskil uuel ametikohal alustab, väga tahaks seda. Sinu peas või sinu kujutluses, et milline on see EFCO? Ehk siis, kui sa mõtled nagu, et milliseid isikuomadusi või milline inimene või milline, ma ei tea, see sümbol peaks olema see EFCO, et kui sa siin võtad kokku? HEVCO peaks olema selline punktuaalne või tähtaegadest kinnipidaja, tal peaksid olema empaatia, suhtlemisoskus või selline vahetusuhtleja peaks HEVCO olema, hea keelevaistuga, see ei ole nüüd selline asi, mis on peab olema, aga ma arvan, et see tuleb hästi kasuks, kui oskad kusagile seda koma lisada. Ja inimeste inimene, ma usun, et see tuleb hästi kasuks, kui sa oled selline avatud meele ja
oskad nagu näha panna ennast teise inimese kingadesse, et see tuleb, ma usun, hästi palju kasuks. Et panedki ennast selle lapsevanema rolli, kes võib-olla ei ole kõiki oma lapsevanema kohustusi ideaalselt täitnud, aga sa ei mõista teda hukka selle eest, sest tead, et on selliseid päevi, kus lihtsalt nii on. Töö lasteaias on emotsionaalselt ja füüsiliselt pingeline, et kuidas sina ennast maha laed vabal ajal? Päike, aeg-ajalt peab puhkamas käima, Eestist ära minema, et minu tassi täidab küll see ja loomulikult see väga selge arusaam, mida ma olen oma peas pannud, et minu tööaeg ja mis on kõige hullem asi, kui ma nüüd nagu sellele meilile laupäeval kell mis iganes ei vasta, et mis on kõige hullem asi, mis juhtub, mitte midagi ei juhtu. Ehk siis see isiklik enese hoidmine, et sellega ma hoiangi. Ja minu suurepärased, minu tugi struktuur on paigas. Minu lähedased sõbrad, minu perekond. Kerli, me täname, et sa tulid. Aitäh! Et sa oled imeline inimene ja sinuga on see aeg möödunud nii kiiresti. Omalt poolt me soovime Siljaga, et ka sinu ettevõtmised, sinu mõtted ja sinu unistused saaksid ka täidetud. Aitäh sulle ja jõudu ja jaksu! Mis sa iias? Kes sa iias? Mis sa iias? Aitäh kuulamast! Jälgige Facebooki lehte Kes mis aias, kuulata saate meid YouTube'i kanalist, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu, nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!